Tihtipeale inimesed arvavad, et autoajakirjanikel on lemmikud autod, hästi kiired Lamborghinid ja Ferrarid, siis mina pean tunnistama oma pattu, et mulle meeldivad väga suured autod, mis on pereautod, mis on mõeldud mahukaks inimeste vedamiseks, kauba vedamiseks ja Opel Zafira on üks nendest, mida ma olen aastaid jälginud ja mulle ta väga sümpatiseerib, aga täiesti uue mudeliga pole mina jõudnud veel tutvuda, vaatame koos müügimehega üle, mida endast kujutab ja kas sobib Eesti inimesele ka. Kadaka tee automaailmas ja Opeli salongis oleme taas vastu võetud ja tegelikult tulime kaema kõige suuremad sõiduautod, mis teil on, et on veel väikebussid ka, aga Opel Zafira on salongi ilusti jõudnud ja see on nüüd siis tõepoolest kõige uue mudel teil siin salongis, ma saan aru. Ja Opel Zafira on kohal juba olnud umbes 3 nädalat ja saalis täiesti saadaval. Siiamaani on huvi suur, just tuntakse huvi nende uuenduste vastu, mis muutus, miks muutus, mis läks paremaks ja millised on võimalused. No Opel Zafira on üks juba, ma arvan, et päris mituteist aastat selline masin, mille poole vaadatakse, kui ikkagi peres on juba 2 ja rohkem last. Et ma arvan, et kõige tähtsam vist seal oli ikkagi see, et ta ikka mahutab. Jah, Opel Zafira on aastast 99 tegelikult siis turul. Euroopas on müüdud umbes 2,7 miljonit sõidukit, tegemist on siis 3. mudeli põlvkonnaga. Ehk siis täna on see 3. põlvkond saanud siis mudeli uuenduse. Mis need uuendused on? Ma tean, et visuaalselt on ikkagi, kui nüüd natuke mõõtkava vähendada, siis ta on väga Astrale sarnane. Jah, uuenduste osas on siis on saanud ette uue grilli, nii nagu automüüjad ütlevad, on saanud uued esituled, on saanud uue salongi uuendus õigemini siis, on saanud uued tagatuled ja kogu üldine mulje on uuenenud ja tänu sellele on siis selline turul uus sõiduk. Ma vaatan siia sisse poole, siis tegelikult kui võtta see esimese põlvkonna Zafira, mida praegu väga paljud taksoid veel kasutavad ka, et enam ei ole selline staatiline tagaiste, vaid ikkagi kõik on pööratav, keeratav ja äravõetav, et need tagumised ka liiguvad siinide peal. Jah, taga on siis 2 tagumist istet, on siis taha pagasikusse alla klapitavad ja sinna taha pääsemine on siis ka tehtud sellisena, et tagumine istmerida, kui esimestes põlvkondades töötas nagu pingina, siis nüüd on iga iste eraldi, need on kõik võimalik liigutada, klappida, keskmisest istmest on võimalik klappida käetugi ja on selline funktsionaalne. Räägime mootorist ka, et kui me oleme tavaliselt harjunud, et ikkagi sellise suure masinal on suur mootor, siis jällegi nüüd läheb asi järjest kubatuuri poolest väiksemaks. Mootorid on 1,4 alates 88 kilovatist ja 1,6 147 kilovatti. Need on siis bensiini puhul ja diisli puhul on siis samamoodi 1,6 kuni 2 liitriste diiselmootori, mis lõppevad 125 kilovatti juures. On automaate, on manuaale, tehases saab nii CNG-d juba kui ka LPG-süsteeme. See on, kuidas nende gaasisüsteemidega on, et me teame, et ega väga paljud autofirmad ei hoia sellist erilist mudelit endale laos, et kas saab ka selle oma autot tulevikus niimoodi, et tuled sisse ja tahad gaasiautot ja saad ka kohe? Kohe kindlasti ei saa gaasiautot pigem tellimise peale, see kõik pannakse tehases vastavalt kliendi soovidel kokku, mis värvis auto on, millise varustusastmes ja lihtsalt on mingid teatud piirangud, et kõik mootorid ei ühildu gaasiseadmega, konkreetse gaasiseadmega. Ja tänu sellele siis on selline tellimisaeg täna selline 4-5 kuud. Vaadates konkurente, siis ega neid suuri autosid on küll ja küll. Me nimesid nimetama firmasid, aga kuidas ta konkurentega võrreldes paikneb? On tal mõni selline konkreetne suur eelis, mille puhul peaks just Opelit eelistama? No kui rääkida tegelikult sellistest 7-kohalistest lahendustest, siis Opel Zafira on nendest kõige suurem. Et kui nüüd võtta selliste mikrobusside või siis näiteks seal Charanid, Alhambrad, Galaxid, siis need on tegelikult ongi reaalselt suuremad, eks ole, et Opel Zafira on rohkem selline 5+2 lahendus, aga nendest 5+2 lahendustest on ta ka kõige suurem.